Kuidas saab EIS-i sisse logida õpilane? Sisse logimiseks on üleval aken sisse logimine ja siin on 4 sisse logimise nuppu. Kõige alumisem on ID-kaart ja mobiil-ID, kui on mobiil-ID leping või ID-kaardi kasutamise võimalus ja on PIN 1 teada. Smart-ID-ga on samamoodi, kui see Smart-ID konto on loodud. Nüüd uus nupp on Harid, ehk siis see on selline sisselogimisvõimalus, mis kehtib paljudele haridusega seotud infosüsteemidele, näiteks e-koolikott, e-kool, Opiq, Fox Academy ja nii edasi. Ja selle parooli saavad oma lastele teha näiteks ka lapsevanemad. Sisene parooliga on siis kasutajatunnus on alati õpilase isikukood ja parool on 2 tüüpi võimalik EIS-is. Üks on püsiparool. Püsiparooli saab teha kooli administraator kõikidele õpilastele ja õpilane võib selle siis ise ära muuta selliseks, nagu talle sobib. Praegu ma lähen püsiparooliga süsteemi. Püsiparooliga EIS-i sisenedes näeb kõiki neid tegevusi, mida üks õpilane näeb. See isik, välja mõeldud isik Mattias Madu, ei ole ühegi kooli õpilane, muidu oleks siin avaliku kasutaja asemel siis kooli nimi, kus õpib. Teine sisselogimisvõimalus õpilastele on testiparool. Testiparooliga on samamoodi, et kasutajatunnuseks on isikukood ja parooli saab iga õpetaja luua eraldi igale testile. Ja mis on nende 2 parooli erinevus? Kui püsiparooliga sisse minnes avanes siis EIS-i esileht niimoodi, et sai vaadata ülesandeid, sai oma tulemusi vaadata, minna testide sooritamisele, sai kõiki teste nendega lahendada. Testiparooliga sisenedes suunatakse lahendaja just sellele konkreetsele testile, mida ta saab lahendada. Kui test on lõpetatud ja tulemusi võib ka kohe näha, siis kuvatakse sellel lehel ka tulemused. Rohkem testiparooliga mitte midagi teha ei saa. Ja miks on see hea? Kui püsiparooli said teha õpetajad kõik ja kirjutada üksteise püsiparoole üle niimoodi, et see võis vahepeal tööd takistada, siis testiparooli loomine püsiparooli üle ei kirjuta ja sellega teiste ainete ja teiste õpetajate tegevusi ei sega.